Kinnisvaraminutid. Stuudios Ahto Kalda ja Rainer Olgo. Esmaspäevased tervitused sulle, hea kinnisvarasõber, meie oleme tagasi ja oleme täitsa tagasi. Jah, tere minu poolt ka, et täna me räägime õige huvitavast kinnisvarast, kui nii võtta. Et võib-olla päris terminoloogiliselt pole isegi õige öelda, et see on kinnisvara, igal juhul tere kõigile ja meil on ka saates külaline, kes teab, kellel on väga palju maad jagada Tartus. Et ole hea, tutvusta ennast ise. Tervist, mina olen siis Kiret Maasik, Veerikuseltsi juhatuse liige ja meie tegeleme siis huvitava projektiga nagu kogukonnaaed. Ja kuidas siis Veerikuseltsini jõudis, see on pikk lugu, aga ma usun, et saate käigus me selleni ka jõuame, aga kokkuvõtted hetkel on siis Veerikuaed ainus kogukonnaaed, kus on võimalik maatükk endale saada. Mis see tähendab siis, et kui sul ei ole maatükki, siis saad maatükki sealt? Kui ma tahan 3 kurki kasvatada, kas ma saan tulla? Jaa, saate tulla. Aha, Meil ei ole piiratletud maatüki miinimumsuurus, küll on aga meil piiratletud maksimum, mis on siis ühe inimese kohta 200 ruutmeetrit. Kas on piirid? 200 ruutmeetrit. Minul on, ma küsin kähku ahne inimese küsimus ära, et kui mul on peres, on ju tegelikult 6 inimest. Kas ma saan siis 1200 ruutu või? Ma ikkagi aususe peale. Ei, mul ongi ausalt peres 6 inimest, ma ei oleta praegu. Pere peale, ütleme siis perekonna nime peale. Küll on meil üks pere, kellel on Minija, kes on sama kogukonna aia peal. Aga meil ei ole olnud selliseid juhuseid, et soovitakse siis tööstuslikku põllumajandust või ikkagi on oma tarbeks. Ja 200 ruutmeetrit tegelikult linnaaia mõttes on piisavalt suur tükk ja tegelikult on see ju kohustus inimesega. Sest et selle lepingu sõlmides annad see siis oma näpu, oma rohenäpu, et see plats on puhas, et umbrohi ei levi, et sa hoiad seda ümbrus seal korras. Oota, 200 ruut ikkagi nagu, kas see on nagu see Veerik, ma saan aru, et meil on neid kogukonnaaeda siin Tartus mitu, aga see 6, aga see teie oma on seal kuskil Visaali juures? Meie oma on nüüd... kes nüüd on vanad Tartu inimesed teavad kindlasti piimakombinaadi maja. See sama kogukonnaaed on nüüd välja kasvanud vanast piimakombinaadi maja tagusest aiamaadi platsist. See on üks hästi huvitav 6 sektsiooniga punaste telliskiväärtega maja, mis on ka arhitekt kinnisvara mõttes selline omanäoline maja. Ja piimakombinaadi töötajatele jahvati maja taha aiamai. See on nüüd siis aasta väga-väga ammu. Ja kui mina kolisin Tartusse 26 aastat tagasi, siis mina elasin seal samas majas ja vaatasin sealt aknast välja 4. korrusel. Neil on aiamaa, mul ei ole aiamaa. Ja kui mina kolisin Tartusse Pärnust siia eramajast, siis see 4 seina vahel istumine oli nii raske. Tollel hetkel ma ei teadnud, et minust saab Veerikuseltsi juhatusel, et me üldse asutame Veerikuseltsi. Ma ei teadnud seda, et meie kätte tuleb ka kogukonnaaed. Aga ma mäletan seda tunnet, kui ma sain alt naabrinaise käest, kes enam ise ei jaksanud aiamaad pidada. Sellise 2 meetrit kolda, 3 meetrit lapi. Ma vistutasin sinna vaarikad ja siis ma käisin seal iga päev vaatamas ja rohimas ja kui hea tunne see oli. Ma saan rohelist sibulat maja tagant. Ühesõnaga, see on 6 ruutmeetrit versus see 200, mis on kõige suurem. Kas see on nagu, ma lihtsalt mõtlen nüüd üldised printsiibid, nagu seal, mida võib-olla kõik, või põhimõtted, mida meie võib-olla kuulaja ei tea, et kas see on nagu siukene hea tegevus, kas see on tasuta või see on äri, et kuidagi nagu selline raam? Meil on nad praegu 3 suuruses. On siis kuni 60 ruutmeetrit, kuni 120 ruutmeetrit ja kuni 200 ruutmeetrit on siis selle viimase platsi peal. See, mis on piimakombinaadi majataga, seal on väiksemad platsid. Et seal on selliseid pisikesi järjest. Et natukene on see dünaamika seal teine, aga keskmine ongi selline 30 ruudune, 60 ruudune, sest ega sa ei jõua. Ja kui sa paned sinna mõned mustjastrapõlsad, sa pead kastma samamoodi. Et kastmine on teema, mis meil ei ole, me kogume vihmavett. Meil on garaažidega kokkulepe, me võime nende katust kasutada ja nende katuse pealt jookseb siis meie tünnidesse vihmavett.
et iki ja siis meil ei ole seal. mis kõige popimad asjad on, mida kasvatatakse? Ma arvan, roheline sibultill. Roheline. Seda tahaks ise ka. ei no aga ma ei Meil on kartul. On ju? Aga seemned peab ise otsima kuskilt ikka. Ja. Aga kogukonna ja inimesed ise omavahel ka juba väga hoogsasti vahetavad. Et meil on hästi armas on vaadata, kuidas selline esimese aasta aiapidajad ostavad siis 3 erinevat sorti tomati pakkis. Panevad kõik maha ja siis nad avastavad, et need kõik tulid üles ja ühes pakist pole umbes 150 taime, aga tegelikult oleks tarvis ainult 10 taime. oota, mis mõttes tulid üles, mis seda hakkasid kasvama? See, mis poes müüakse, see tomatipakk seemned. Nii. Seal on väga palju seemned seal. Ja siis seal kasvab nagu liiga palju, see oli see mure. Kasvatatud ja kui nad soovivad erinevat sorti ja ise kasvatada, siis tegelikult jagad, ma annan sulle kurgiseem neid vastu. Aga see vist ongi see, et see on tore nagu, et saame rohevahetus. Väga hea. Ja siis inimesed seal saavad kommunikeeruda ja suhelda ka omavahel. Mõni võtab pudeli kaasa. Kas seal on ka näh, kas seal on nagu... Ka stend, et need, mis siis ei taha omavahel rääkida, saavad stendi. Ja, et annan ära, toon sõnnikut, on pakkuda põhku, et muidugi selle stend on ka meie piirkonna enda kasutuses. Me oleme lubanud ka selliseid linnaosa teateid sinna panna. Äge. Olen paar nädalat ära, rohi minu plats ka puhtaks. On siuke teade? Okei, see on väga hea teade iseenesest. Ma tuleks ka, kui see töötab. Meil on väga usinalt, naabrivalve töötab. Et keegi või naabri kurki ei lähe võtma. Ja või et ei ole avanud kasvuhoonet 2 nädalat, muretsen, kus on. Ja teed ka sellist hoolimist. Aga seal on siis kasvuhooned ka nagu peal, jah? Kasvuhoone võib ehitada kuni 20 ruutmeetrit. On jah? Ja kuna me alustasime üldse, see küsimus oli see, et kus see asub. Ja kus? See on nüüd... See Garaažide ja kõrgpingeliinide vahepealne roheala, millel on ka gaasitrass, eks meil on erinevad piirangud, meil on veekaitsetsoon, meil on kõrgpingeliin, rohekaitsevöön, aga see on ka see, miks see maal on alles seal kinnisvaramaa. No muidu oleks maju täis. Muidu oleks ammu ära. Aga üldplaneeringuga on see ette nähtud ikkagi kogukonna aiaks ja see suunast ta jääb ja nii see on, et eks meie järgmine samm on samamoodi aed ümber saada, stabiilne veesüsteem luua. Muidugi me jälgime maheaia põhimõtteid, et üks on see, et meil on see võikaitsa. Maheaed selles mõttes, et sõnnikut võib ainult panna. Ja mine nüüd mürki ei pane putukatõrjevahendid. Kuidas me kontrollime, oli see nagu... Ei, pigem oli see, et nagu saaki ka saate või? Et nii palju, kui mina põllumajandusest tean. Selles mõttes on ta ikkagi ise endale kasvatamine. Ja võib-olla see kasvatamise rõõm. Saak pole üldse, sa võtad oma selle sibula, ütleme, et ma võib-olla ei tea täpselt palju sibul, aga ma kujutan ette, et seal veerikul on, ta natuke teises kohas, seal vist lähemal on mingi teine pood, Maxima, aga veeriku, kõik teavad veeriku Selver, ta on natuke teises kohas, aga on ju, aga veeriku Selverist ostad nagu sibula, on ju, või võtad sealt oma peenre pealt, eks ju, et kump on odavam ja kui palju. See ei ole üldse see asi. See on nii loll küsimus. Osavusega mõõta, kui sa küsid minu käest, kumb on parem, siis vaat sellele ma oskan vastata küll. See on nagu kalal käimine. Ja kui mina lähen poodi ja vaatan, sivul, olgu mis ta on, 20 senti. Just. Tekista. No näiteks. Kuidas ta sellise hinnaga sealt tuleb, eks? Mis tähendab seda, et ta on töödeldud, ta on osad juurviljad, puuviljad on järelvälvimisega, nad tulevad toorid, aga ma tahan seda meie kodumu päikest, eks. Ma olen ju see, mida ma sisse söön. Ja see on ainus tegelikult, kuidas ma saan ise ennast natukene hoida või jellitada. Kui sa paned sinna 3 sibulat paned ja siis ei raatsi ju neid ära süüa. See maitse on palju parem. Kasvatada on mõnu. Ega eesmärk ei olegi, et sa siis lõpuks põdan. Mina kasvatasin akna peal sibulaid kunagi. Ja kalal käijad, kui paljud kalamehed söövad ise kala? Ei söö. Kalal käiakse üldse teise eesmärgiga, et siis on legaalne viis minna napsutama. Mina arvan. Nii, aga kui me nüüd räägime... Sibulatses. Juba 3. Ma saan aru, et kallis kaassaad, sul on hinge peal see, et inimesed ikka napsutada saaks. See tuleb anda võimalus. Kuigi ma ise ei napsut. Et kas, just minu teada ka, et kuidas reeglid lubavad või ei luba napsutada oma põllu ääres? Puhuma me värava peale ei pane muidugi.
aga Saime vastuse siis. Või, okei, jah. et sellist kogunemispaika, istumispaika, grillimispaika seal ei ole ette nähtud, et tegi väike pingikene rohimise järgi, aga mitte sellist pikniku kohta. Pidusid ei saa pidada. Ei saa. Muusikat ei või Aga kaasa. kui me räägime sinu murest see, et mis on napsustamine? Napsustamine on stressi maandamine, ütleme. Muidugi. Et kui me vaatame selles saates, siis jah, kogukonna aias sa saad stressi maandada, sest et rohimine on tõeliv maandategi. Ja seda on nagu väga palju välja toonud. Rohim mul on pärast pea nii mõnusalt selge. Aga kas seal käivad enamasti ikkagi naisterahvad või meesterahvad? Ikka naised. Rohimas. Rohimas. Need käivad. Päeva hommikuti on meesterahvaid palju. Rohimas. Ju siis on saadetud. Sama nagu kalale. Päeva hommik. Et on laupäeval millegagi hakkama saanud, pühapäeval saadeti Ja jõua seda vingumist kuulata, parem rohib. Üldjuhul on võrdselt, et meil on väga põnevaid inimesi seal. Meil on nii Maaülikoolist, meil on üks spermaaia huviline, kes... Oot, permaaed. Okei, ma pärast küsin selle kohta, mis see tähendab, aga nii, kes seal veel on? Permaaia huviline on ülikoolist? On põliselanikke, kes on siis juba seal 30 aastat, on siis nüüd uusi noori peresid on tulnud, et nende motivaator ongi see, et lastele pakkuda seda tunnet, et sa oled ise istutanud, ise teinud, või siis see, et on ikkagi ökoloogilisel puhast geoloog ise sellega sekkanas. Nüüd see, küsin kohe võõrsõna õppima ära, permaaed, mis see on? Ma tegelikult peaksin saatesse kutsuma, kui te nii põhjalikult. Ei, umbes, mis see üldise, mis see tähendab? Ta teeb katsetusi, kuidas põhuga kartulit kasvatada, kuidas erinevaid materjale kasutada mulle asemel, kuidas rohimisvaba peenraid saada erinevate tehnoloogiatega, kuidas arvestada päikese liikumist, kuidas oma aeda üles ehitada. Et selles mõttes on ta selline väga huvitav. See on tõesti huvitav. Sellega on koolitusi kindlasti võiks. See on, murukasvataja. Ei, ma korra lihtsalt mõtlesin selles, ma olen ka, et sellest see on ühisosa, et ma kasvatan ka muru, mul on eraldi masin, millega ma siis nagu kõrgust määran. Aga ühesõnaga, praegu enne oli nagu jutt, et umbrohtu ei tohi lasta, aga nüüd see permaaia kasvataja, tema võib siis, nagu ta katsetab ju. Kas seal on, ma tegelikult küsin paremini, et kas seal on selliseid, teil on ikkagi ju reeglid, eks ole, pidu ei tohi pidada ja pead hoolitsema ja nii edasi. Mis te teete sellega, kes ikka nagu üldse aru ei saa, mis reeglid on? Kuidas see käib? No sellisel juhul kuidagi, meil ei ole õnneks. Ei ole seal? Aga juhul, kui tuleb, eks me peame siis kaaluma lepingu lõpetamist. Sest üks punkt lepingus on ka see, et oma plats tuleb korras hoida ja kui tulevad kaebused ja pikaajalised kaebused, et ei ole ja millest need kaebused tekivad, on see, et ei ole võimalik tulla oma platsi ja et sellest hooldan. Järelikult on kas siis on inimesel aega ei ole, on midagi muutunud, on kolinud kaugemale, siis ta peab kaaluma. Ja muidugi alustame vestlustega, et mis need põhjused on, et kas on abi tarvis, võib-olla keegi saab aidata rohimisel, mis see probleem on. Et me kohe jõumeetodiga lepingut lõpetama ei hakka, et me ikkagi proovime aru saada, et mille pärast. Kunagi me arutasime, muidugi jällegi, et võib-olla nagu kinnisvaraäri, siis nii-öelda sõpraga aastaid tagasi ma sain aru, aga seal võib olla mingi oma pluss, et ma saan aru, et võib-olla see rahast ei ole võib-olla viisakas rääkida, aga ma mõtlen, et kas mul tasuks ka nagu ärina, võtan ühe platsi, eks ole, ja kas nende inimest, kas on selline, või see on nagu selline kogukonnapõhine, et igaüks annab toetust, et see nagu rahas ei saa nagu selles mõttes. Kas saaks teha äri sellise? Tasuks, oleks inimesi, kes tuleks ja... Hakkaksid põllumajanduslikku äri teha? Ei, teeks ka kogukonna aia, aga teeks nagu äri ettevõtte. Praegu ta on niisugune sõbralik. Me maksame linnale maamaksu oma selle 2 platsi eest 360 € aastas. Ja 120 ruutmeetrise platsi aastamaks on 30 €. Meil on soodustused lastele või noortele. Me ikkagi sooviks, et ka noored tuleksid järelkasvuna ja pensionäri peale, mis on siis 15 €. Ja kui me nüüd arvestame selle ärisse, et 60 ruutmeetrit pensionärile 15 € aastas, siis see on puhtalt kogukonna aeg. Me kirjutame juurde projekte, me oleme saanud Kopist toetust. Meil on Kuldpitsa probleem, on seal ümberringi, mis vohab, mis vajab. Me saime söötismaa,
see oli kulputs peale, et meil 2 esimest aastat läks jõudu ja auru väga palju sellele, et saada pulpi veeritud, preisitud, et aidata maa ette valmistada ja nüüd me oleme siis jõudnud 3. aasta lõpus sellesse, et kõik platsid on korras ja selle aasta mai talgupäevadel on siis viimaste platside väljajagamine. Ja siis teeme meil. Aga kuidas see jagamine käib siis? See on põnev. Või Tahaks ka. minul oli mingi ettekujutus, aga ma ei tea, kas ta käib niimoodi. Meil on vabad platsid on dokkidega märgistatud ja on numbrid peal, et kui inimene jooksvalt avaldab soovi, siis me proovime arvestada tema liikumistrajektoori ja mida ta soovi avalduses on öelnud, et ma soovin maanteepoolset, aiapoolset ja suurus, mis suuruses platside soovid, selle järgi siis vaatame ja hakkame peale pakkuma. Ja eks see, kes SMS on siiamaani olnud. Aga kui ma olen kas ma pean seltsi liige olema, kas ma pean veerikult olema või ma võin tulla ka näiteks Põlvast? Ma lihtsalt küsin. Et kas ma pean olema kuidagi kohalik? Meil Tartu elanik on ikkagi eelistatud. Et me ei ole pannud seda tingimusesse, et kindlasti just veerikult oleks. Okei. Muidugi me eelistame, aga see eelistus on meie enda isiklik eelistus, et tegemist on siiski kogukonna aiaga, kui ta soovib panustada ja tal on mingi seos selle piirkonnada, sest see kogukonna aed ise on juba omaette kogukond, et me ei pea üldse vaatama praegu veerikut, vaid seda, mis väärtust nad seal aias omavahel üksteisele annavad. Aga kas kõblad ja asjad on olemas ja labidad või igalühel enda? Omad värvikud, et Siit mul mõte edasi, et kui kõblas, kui sul peab olema mingi hoone, kus oma kõblast hoid, et kas ma võin sinna oma platsi peal? See kuurikas võib teha. Kui suure? Kuni 20 ruutmeetrit. 20? Hoone ja kuuri mõttes on seal selline panipaigalaadne. 20 ruutu akendega või? Kas kanalisatsiooni ja No me peame küsima neid küsimusi, ma saan aru, et see ei ole võib-olla kõige eetlus. Ehitisena, ta on selline paigaldis. Aga kui rattad on all? Rattastega. Ilma vundamendita kolmnurkne paigal. Uivkäimla võib ka teha sinna kõrval? Meil on plaanis, sest et vajadus On käia ikka inimestel, jah. Aga see ootabki kopiprojektidega, et keskmiselt 3500 eurot on praegu, meil on preisimishinnad Saab arendada küll. Ei, maru äge. Ei, ma lihtsalt mõtlengi, et tegelikult on see nii ilus, et see on kogukonna värk, et see ei ole ju raha teenimiskoht, mis on nagu meeldiv. Muidugi alati siukse asja puhul, mis ei ole nagu selline raha tegemise koht, alati on mingisuguseid nahaale. Et ehk siis nagu keegi, et kui sa oled kohad täis, eks ole, et lihtsalt ma mäletan, oli seal, oli kaunis nimi Jaamamõisal Hiinalind ja Hiinalinna taga oli ka kogukonnaaed ja kogukonnaajas ikkagi inimesi võib-olla elab siiamaani. Sellest, ma mitte nagu, et kuidas te seda, ma saan aru, et see ei ole eesmärk, aga mõni inimene ühel hetkel võib ju selle mõttega ei ole niukest tulnud. Ma arvan, et võrdluse puhul Hiinalinn oli enne olemas, kui see aed tekkisigi. Aga meil on eramurajoon, meil on väga hea naabrivalda, ka need, kes on üle tee, majadega see, et kui keegi pardib kauem, siis me oleme juba teadlikud sellest, mingi auto jäi sinna seisma. Et ma tahaks uskuda, et meil ei ole mingit sellist ohtu, aga ei ole lubatud selles mõttes. See on hea, siis sa välistad võib-olla sellise asja, aga nüüd ma ikkagi tahaks sinna taimekasvatuse juurde, ma saan aru, et tomat, eks ole, ja Türgi ja Kasahstan ja niimoodi, aga ikkagi keegi on ju kuidagi, ma ei tea, mis poes tomatikilo võib umbes, et kui lihtsalt pragmaatiliselt, ma saan aru, et on parem ja maitsvam ja Eestis tehakse ka ju tomateid, et kui sa nagu teed selle ise selle ja paned kõik, et kas siis on, järsku on odavam ka? Järsku ma eksin selles, et on kallis ja armastust täis, vaid tegelikult on soode, kui sa teed, ei saa olla nii või? Kas on võimalik, ma küsiks? Kas on võimalik nii, et ta tasuks ära? Jah, et ta tasuks nagu majanduslikus mõttes ära. Majanduslikus mõttes ma jään, kindlasti mitte. Täitsa 100%. Vähemalt hobiaianduse puhul on see, et sa paned sinna rohkem oma aega, energiat ja hoolde armastust sisse, kui sa rahas saaksid seda realiseerida. Müügiks ei tasuks niimoodi. Ma tahaks näha, kes sa raatsib.
sest ta on ikkagi käsitsi kastmine. Mina raatsiks isegi ära. Jah. Korgid sulle, raha mulle. Lähed näitad oma krundinaabri ja võtu püüus kolmane toovad mulle. Osta ära. Aga Ma sain aru, et ma räägin ärimehe. ei, no me peame ju, me lähtume, no meil natukene siuke meid huvitab see kogukonnaaed nagu, et ta on tore lisaväärtus. Me ikkagi vaatame seda niimoodi, et see on äge. Suudab järelikult kõrvitsete müük, kaptšokkide müük, et muidugi sealt ei saa rikkaks, aga neil on võimalik mingit toodangut pakkuda. Ma tean, et nad toetavad ka suurperelapsi, pereliidule teevad nad. Nii hästi läheb. Järelikult on hea maa, head oskused, et äkki me jõuame ühel hetkel oma koolitustega sinnamaale ka, et me suudame ära toita, mis jällegi toidujulgeoleku mõttes on jällegi lisaväärtus, ehkki me ei ole sellele seda plaani üles ehitanud, et me suudaks veeriku ära toita. Kas kõrvitsavõistlus on ka sügisel või? Kõrvitsat tuleb õigel ajal müüa. Jah, või nunnu valimine. Paunvere väljanäitusel kõrvitsat. Aha, no see on Paunveres. Me oleme teinud fotonäituse ja eks meil on plaanis, et nüüd, kus meil on aed täis inimesed, et me saame rohkem kogukonnategevusele pöörata, et ongi näita, mida sa oled istutunud, kasvatanud. Mingi siukene pidu on siis, et saan näidata, mis teil seal toimub, lõikuspidu tuleb. Mis järgmine pidu on, et mis teil seal mis peod teil seal on? Esimene on nüüd talgupäev. Aga see pidu on nagu peab tööd tegema. Enne töö siis lõbu. Aga siis on nagu vorstikesed ja väike, siis on siuke grillipidu ka või? Meil on olnud teepidu. Me oleme kuuma teed, kuna Eesti ilmad on nagu nad on, kuum tee, kakao, kuuma suppi, oleme koristustalgutel, et ma tean, mis seal sisse käib. Aga ühesõnaga, aga mingi konkreetne sündmus, et näiteks kas käib ainult kogukonna inimesed või mina võin ka tulla näiteks lastega, tahan näidata, näed, et siin on selline kogu, kas sellist sündmust ka on või nad on ikkagi sissepoole suunatud? Nad on ikkagi valdavalt sissepoole, aga me oleme planeerinud koostööd lasteaiaga ja meil on üks lapikene on ka seltsil endal hooldada, kuhu on siis võimalik pakkuda ka nimelt katseaia platsi. Et see on alles lapse kingades projekt, aga lasteaiad on lähedal. Neil on hooajaliselt võimalik tulla vaatama. Et ikka nemad kasvatavad aknalaudade peal, et võib-olla me jõuame ka sinna, et nende taimed jõuavad meie aeda. Ja võib-olla ka siis, kui meil on jõudu jaksu oma vabatahtlikute näol rohkem, siis... Aga ma enne kuulsin ikkagi, et mingi sündmus nagu... Lõikus. See on jällegi see koristustalgu. Ja sinna saame meie jahtoga ka tulla. Appi alati saab tulla. Sinna saavad kõik kodanikud tulla, et saavad nagu näiteks tahad tunda sellist. Kuna see on? Oktoobri alguses. Okay. Et siis on kõik see kulu ja rohejäätmed, mis on vaja kokku korjata, et selle koristamine. Ja ta on seotud konteineri tellimisega. Selle saaks kähku täis ja eks ju selle eest, et inimesed tuli ja koos olemist pikendada on alati üks hea sündmus. See on äge. Ja kevadel samamoodi, et nüüd ongi see teeme ära. Annab hea võimaluse ka teistel kokku saada, kes soovivad tulla ja midagi teha. Kuna see teeme ära? 2. mai. 2. mai. Aga see on nüüd juba otsusti? Okei. Äge. Äge. Ma mõtlen, selle tomatina vastu sai. Mul on veel üks, ma pean ikkagi küsima oma kinnisvara küsimus. Ma saan aru, et need on võib-olla, et ma olen siin müünud kortereid ja siis näiteks ka mõnes kohas on olnud kogukonna aiaplats. Ja inimene müüb korteri ära, ütleb, et näed, ma saan sulle anda kaasa selle platsi. Kas nii saab teha? Kas inimene saab oma platsi järgmisele, et mul on Maru ja plats, meil on siin kõik täis, et osta korteril saab platsi ka? Ja niimoodi edasi lepingut anda ei saa. Mingit lootustki pole. Aga tegelikult ma lihtsalt ütlen ka niisugune kavalus, ma ei tea, kas see on võib-olla laus, aga mida mina soovitaksin teha, et kui inimene ainult sellepärast ostab korteri sinna kõrval, et see võib nii olla, ta tahab seal platsi peal käia ja plats ei ole enam, praegu on hästi. Siis öelda, et kuule, et küll, et mul on see leping, et ma üürin sulle edasi 15. Edasi iga üürida ei saa. Mis me teeme nüüd siis? Tulete kogu raha jälgiks.
maade jagamisel käima. Ei no jaa, aga see jagamisel sa pead, kui ta üks, ma saan aru, kui palju sul alles on, varsti on otsas, ma saan aru. Praegu on veel 4-5 platsi. Aga kas järgmisel kevadel läheb nagu nullist otsast peale või broneerin selle enda lapi 15 aastaks? Meil on esimeste liitujatega teeme aastased lepingud ja edasi on tähtajatu leping, mida on siis 3 kuud. lepingu tingimuste rikkumisel võimalik lõpetada. Oota, see on ikka põllumajanduslik leping selles mõttes, ma saan aru, et minu vili on peal, sa ei saa mul ju lõpetada või tohib või? Ma panin oma selle kardula maha, kevadel pannakse, jah? Ja sügisel võtan üles, eks ole. Ma ei saa enne üles võtta. Kuidas te siis lepingut saate lõpetada? Kuidas see kirjas? No ega me ju ei tahagi lõpetada. Talvel. Tahaksid saama kartula puhtaks rohiksid ja et me ei peaks seda lepingut. Okei. Jaa, et selles mõttes me ikkagi ju tahame, et oleksid püsikasutajad, siis sealt tuleb ka see know-how edasi andmine, et meil oleks oma kindel kogukond, kes seal käib. Väga hea. Ja turvaks. Mul on endal on 120 ette nebutust. Sellega elab Kartulit hakkam panema sel aastal siis. 120 ruudu pealt. Mina arvan, et kartulit saab niimoodi, et terve aasta saad läbi. Siis tuleb järgmine aasta kontroll küsimus, et kauaks jagus kogukonna aias pandud kartulit. Ja kartulis saab teha ju nii palju asju. Selles mõttes saab teha. Friikartuleid saab teha, praekartuli, putru, kartulikotlette, kartuli pannkooki, vorsti. Kartulivorsti ju siis saab, kui... Jaa. Et selles mõttes, et kas seal, siit tuligi vorsti küsimus kohe, et kas ma võin sinna väikse sükse aediku panna, kus ma kasvatan näiteks kanu? Puhtalt põllumäe või tegelikult. Ei, aga mul on kana vaja puhtalt väetise pärast. Kas niisugused nagu sellised kavalpäid, kui mina käib? Ravimtaimed lähevad taimed alla. Et kõik, mis ei ole Eestis keelatud ja mida võib kasvatada, neid võib kasvatada. Kuulsid? Oota, mis see? Ravimtaim. Aga piparmündi puhul on see, et kui meil on juba nõuandeid ka, kes siis teavad, kui kiiresti mingid taimed risoomide kaudu levivad liiguvad, on võimalik siis piirata, kui sa istutad ta ikka platsi nurkes, sa tead, et lähemal 3 platsil kasvab aasta pärast ka piparmünd. Ma igaks juhuks nüüd avaldan tarkuse, et risoom paljunemine on siis kuskilt niimoodi juurest. Jah. Samamoodi läheb naat. Naat läheb ka risoom. Naat ei ole kõige parem Salatiks saab. On, jah? Värske naat on salatiks, aga muidu ta on umbrumikab. Uba. Jah, herne, suba, porgand läheb väga hästi siin. On liivaseid primtad. Et siis sa ei saa, kas on niimoodi, et mingi krundi peal mingi asi, et on saan nagu, kui ma tulen sinna, ma nagu saan näppu, et siin kartul ei kasva, mina tean, et võib keegi kui teie teate sellist meest, siis andke mulle tema telefoni. Ei, ma saan mina tead ja mees, kelle ma kusjuures, ma tean ühte sellist, ma tean 2 sellist meest. Ma võin pärast võimalusladust, ma ei tea, kas nad ise, võib-olla see on, saad aru, kui sa tead niisuguseid asju, siis võib-olla peab süsikut harjama. Esimesed mullaproovid on tehtud kuvimõttes, aga kui me räägime mulla parandamist või maa parandamist, siis see ikkagi tahab pikemat perioodi ja ei ole mõtet midagi hakata parandama, ei tal midagi viga juba. Et selles mõttes meil ei ole veel selliseid kogemusi, et nüüd oleks vaja kas siis midagi hakata katsetama, lisama. Et ütleme see oa kasvatamine, liblik. Liblikõieline äsku. Ma ütlen, ma ei väga tiletan. See on õie kujus. Aga mis need põhiliselt nagu, ma saan aru, et ikkagi kasvatatakse toitu, eks ole, mitte lilli ei kasvata keegi. Meil on üks proua, kes kasvatab roosa. Ja see on okei. Et ühesõnaga taimed on lubatud, loomad ei ole. See nagu sealt on selge joon. Kas keegi on Raksus ka käinud? Ikka. Ikka käiakse. Ja meil ei ole piirdeaedasid ümber. See ei ole nüüd reklaam. Tulge Raksus. Ma pean ka Raksus. Meil on seal porgandeid. Ma jälle see... Meil on terve tee äär on prouasid täis, kes siis vaatavad õhtut. See ei ole meie nägu, kes seal aiamaa peal on. Küsimus, kas see Raksus käimine kultuuriline fenomen või lihtsalt varastamine, eks ju? See on ikka kultuuriline. Et kevadine talgu ja siis on Raksus käimine.
et see, no, vaadake, kui ilus nimi, Raksu, see ei ole nagu varastamine. Aga ühesõnaga, keegi käib vahepeal vargil ka. Kas see on suur probleem või väike? See on hooajaline probleem. Siis kui valmis saavad asjad. ei taha keegi. Et ega muidu ei varastaks. Muidu ei taha. Et ega kes see seda apputa asja ikka, aga on mingi nagu lahendus ka selle jaoks, et kui ma mõtlen, et mina lähen oma lapsega kasvatama, laps on pannud maha, et mitte, et jube kurb on ju. Mitte asi ei ole selles, et Porgand kadun. Mitte ainult üks ju lapsel on ka, kui eakas proua on soojad sama kartulite tõmmekute eest. Hoolt ja vaeva näinud ja siis on see nagu... Mis te teete siis? Kui tihti seda, kui suur see küsimus on? Kas see on nagu väike probleem või tõsiselt võetav? Seda juhtub. Aga vähe? Palju? Kelle jaoks vähe, kelle jaoks palju. Tegelikult ka üks kord on liiga palju, mis tähendab seda, et me peame ikkagi jõudma meie enda koolid lasteaiad. See, et nad on käinud seal, nad on näinud, kui raske see on. Et see ei ole see, et ma lähen ja lõhun, vaid ma lähen ja võtan sealt midagi. Et eks me peame kasvatusega ja teavitustööga. Et see on teise inimese töö ja vaeb ja see on teha. Aga need, kes liiguvad läbi, kas nad tulevad siis maante poolt, bensiinijaama poolt, on lihtsalt läbikäigul ja ei mõtle seal ikka juhtub. Kas ta kuidagi nagu, ma lihtsalt mõtlen seda, et Raksus... No ma saan aru, proua valve, aga selles mõttes, et ma saan aru naaber valve, aga et oletame, et kas see oleks üldse nagu, ma ei tea, kas te teate seda, aga et näiteks käib siis Raksus ära keegi ja jääb vahele ja siis ta mitte ei, tulebki ja vaatab ise, kui raske on porgand kasvatada. Kas kuidagi seda, kas see on legaalne, kas te saab teha, et... Meie ei saa teha, aga kindlasti me saame kohaliku politseida pakkuda seda, et ma ei tea, kas nad lükad teile tänapäeval... No see vist ei ole nii suur kuritegu, eks ju. Jah, et on ikkagi rahad, mis on avaliku korra rikkumine või varguseks. Seal on oluline väärtus, et see teie porgand peab hästi kallis olema, siis ta pannakse hükkab teile. Et sa ütleb, et minul ei ole mingi 2-eurone porgand, mul on 2000 maksa. Ja see midagi ei ole teha. Ja võib-olla, mina jällegi ma võtan niimoodi juriidiliselt, mina paneks kuskile sildi, et varasta, kui tahad siit, kui vahele jääd, ühe porgandi hind on 2000 eurot. Midagi sellist, eks ju. Sest see on hindamatu, aga see loogika lihtsalt vargus. Kuus on veel soodus hind, poole hinna. Kui tahad, võta, aga pane tagasi. Okei, mõtleme nüüd nagu praktiliselt, ma saan aru, et 5 lappi on veel saada. Kas on midagi, millele nagu teha, ütleme kindlasti Veeriku kohalik inimene mõtleb ka kevad, täna ilm juba väljas soe, päike paistab, tahaks, praegu vist veel võib istutada, eks ole. Ja mõtleb, et tahaks nüüd tulla, et kuna see rabamine 5 kohale algab või? Võib saata ka jooksvalt neile päringuid Veeriku seltsi aadressia. Oleme siis nii kodulehega internetis kui ka Veeriku selts, gmail.com, et Veeriku seltsi alt leiab meid üles. Okei, paned Google'isse Veeriku selts, siis sa jõuad sinna kogukonna aiale. Ja meilile saata, et soovin. Ja kui meil ei ole hetkel anda, siis on ootelisti võimalus. Inimesed kolivad, tudengid lähevad ära, et võib tekkida liikumist olemesolevate platside näol. Kui on huvi ja soov, siis kindlasti ühendust võtta. Väga. Nagu lootust mustale turule ikkagi, et see on keegi müüb oma liitumisi edasi, et kas ma saaks nüüd 5 platsi enda, et see on, Kastmine rahmine. Äge. Aga võtame kokku. Nii. Mina väga ei teadnudki, et saab endale platsi. Sul on oma plats, siin oma peenar. Oma peenar olen. Aga need inimesed, kes elavad korteris, kus aga varem elasid, siis nendel on see plats ainus võimalus õue minna nautima. Ei pea ainult akna peale panema, lillepotti ja sibulaid kasvava. Et siis see kogukonna teema mulle õudselt meeldib. See on nii lahe, et muidugi ma ei tea, et loodetavasti on see rõõm, eks ju, et see ei pea nagu tülitsema, vaid see rõõmud seda koos. Et koos koristame, koos... Teise porgand on ikka palju vahe. Lähed öösel paneb mürki sinna. Maheaed. Maheaed. Mahemürk on midagi muud. Nõgese leotu. Nõgese leotist, jah. Ja siis veel, mis veel? Ja see on tore. Kogukond, see, et sa saad üldse näput mulda panna, nii et sul endal talu ei ole. Stressi maandamine.
ja stressi maandamine loomulikult. see on vaimse tervise vitamiin. Saad talgutel käia. oota, kuulsid, kui hea lause. Kogukonnaaed on täis vaimse tervise vitamiini. Jah. Mind raha eest ei ole. Täpselt. Neid sa poest ei saa. No, aitäh. Korraks hakkas rohimise mõte isegi. Korraks tuli. Ära veel luba. Korraks tundus, ma loodan, et meil lähisugulased ei vaata seda saadet, et see läheb mööda. Sinu lapp on juba jaanipäeval saadaval, sest et sa oled juba alla andnud. Aga järgmisel esmaspäeval taas ja kordame veel üle, kuhu kirjutada, kust vaadata. Eeriku selts internetis ja kinnisvara minutid ja Tartu Teataja YouTube'is ja Spotify's ja igal pool mujal. Head olemist kõigile ja pange näpud mulda. Aitäh. Aitäh. Kinnisvara minutid. Stuudios Ahto Kalda ja Rainer Olgo.